tere ja 5-2 erinevad lepingud töötajatega. Kõigepealt alustame siis sellisest asjast, nagu, et kuidas leida endale töötajaid. Ja värbamine on siis variandina Töötukassa kaudu, et soovitan vaadata sealt. Ja võib-olla ka mõne töötaja leidmisel tuleb mingi lisahüve, et otsidagi selliseid töötajaid, kes näiteks on palgatoetusega või siis sooviks praktika kohta ja pärast alles töökohta, et otsigi selliseid võimalusi. Kõige populaarsem siis ongi tööportaalide kaudu, CV online ja nii edasi, CV keskus, et sealt kaudu vaadata. Või siis otsidagi firmad, mis tegelebki kas tööjõurendiga otseselt või siis ongi spetsialiseerinud personali värbamisele, ehk siis need teevad ka teatud teste ja nii edasi, et selgitada, et kas isiku omadused sobivad selle tööga, mida sina saaksid talle pakkuda. Et see on ka tänapäeval huvitav valdkond. Ja jälle ma natukene tahangi teile laiemat silmaringi näidata, et tegelikult ka vahenenud töövõimega inimesi tasub värbata, sellepärast et sotsiaalmaksu soodustus on nende puhul Töötukassa kaudu võimalik taotleda. Alaealist tasub palgata, aga tuleb väga täpselt enda jaoks ära määratleda, et mis on tema töökohustused. 10 päeva tööpäeva, enne kui see alaealine tööle hakkab, tuleb ära registreerida töötajate registrist, pärast räägin rohkem sellest. Põhjus on lihtne, et Tööinspektsioon saaks selle info kätte, et te võtate alaealise tööle ja tema töötajate registri sinna kandesse peab natuke rohkem kirjutama kui täisealise omale ja et Tööinspektsiooni spetsialist vaatab siis üle, kas see töökoht tegelikult sobib alaealisele. Ja välismaalase palkamisest. Ukrainlaste teema on väga nagu teema. Et siin ka tuleb väga hästi mängu see, et ukrainlaste teema ja väga täpselt on välja töötatud, kuidas palgata välismaalast tööle, mis on nõuded, kuhu sa peaksid teavitama, mis on palgad, et Eesti keskmist palka peaksid maksma. Välja arvatud siis hooajatööd ehk siis põllumajandusettevõtted, maasikakorjajad, et nagu enamasti on, siis seal on teine palgatase. Aga muidu tegelikult sa pead maksma välismaalasele Eesti keskmist Statistikaameti poolt eelmise kvartali keskmist palka ja seal on veel nõuded, et sul peab olema tagatud isegi vist arve peal palgafond ja nii edasi. Ja see on nagu see, mis tegelikult sa peaksid väga täpselt enda jaoks ära läbi mõtlema, kui sa hakkad välismaalast palkama. Võib-olla sa leiad selle nagu ressursi ka Eestist. Kui ta on väga nagu tippspetsialist, siis loomulikult on see oluline asi. Aga tippspetsialisti puhul on ka see palgatase kõrgem veelgi. Et seda tasub lugeda, kui on plaanis välismaalane palgata. Teisalt, mis tehakse reaalselt on see, et võetakse tööjõu rendifirma kaudu välismaalane Eestisse ja nüüd karmistusid ka need nõuded, ehk siis kui see töötaja on sul lähetatud Eestisse, siis sellest tuleb Tööinspektsiooni teavitada ja väga täpselt teada anda, et kus ta hakkab tööle ja mida ta hakkab tegema, et see päris nii ei ole, et tuleb Ukrainale sul siia ja kõik. Et tegelikult seal on nagu nüansid juures. Olulised nüansid.
nii, et ja selle kohta mul tegelikult materjali lõpus on ka teile link olemas. Eestisse lähetatud töötajate registreerimine ja kuidas see käib. Ja kui teil on huvi selle valdkonna vastu, võite loomulikult uurida. Aga siin on ka selline asi, mis väga palju on küsimust tekitatud töötajate registris vabatahtlik töö. Et seda tegelikult ettevõtted ehk siis OÜ-d ei tohiks kasutada. Pereliikmetel on tegelikult lubatud teha vabatahtlikku tööd. Kui ma töötaksin oma ema ettevõttes, siis ma võin seal vabatahtlikult töötada. Aga iseenesest nii kui sa paned sinna töötajate registrisse ja maksuametisse see vabatahtliku inimese kirja, siis põhimõtteliselt kohe tuleb sulle maksuamet ukse taha ja vaatab, kas sa ikka töötad või mis sa seal teed. Et see on nagu suur siuke nagu hüüumärk. Et ei soovita seda kasutada. Praktika puhul on ikkagi, et sa pead selle nagu kirja panema sinna, et kui ta on praktikal just mõne nagu kooli kaudu eelkõige, et kutsehariduskeskuse omad tulevad praktikale, siis sa pead ikkagi nad kirja panema. Aga sul ei ole tegelikult tänapäeva praktikal on ka võimalik maksta töötasu. Välja arvatud siis töötukassa praktikal olemise puhul, see on täpselt mõeldud ikkagi nagu tasustamata osana, et on töötuna arvel samal ajal. Ja täpselt samamoodi on vabatahtlikuga siin kirjeldatud seda, et kui ta on töötuna arvel ja tal on mingi teenus, mis siis sisaldabki, seal on töötukassaga on võimalik sõlmida ka vabatahtliku tööteenus lepingut. Et meil see oli noorsootöös, et ta tuligi vabatahtlikuna meile sinna. Ja tegelikult mittetulundusühingutel samas ei eeldata, et need vabatahtlikud oleks registreeritud seal. Et see töötajate register on natukene ongi selles suhtes segadusse ajab. Mis on üldse töötajate register? Sellest ma räägin pärastpool, et see on maksuameti siuke nagu keskkond, kus sa saad oma töötajad kirja ära panna. Nii. Kui me vaatamegi, et me oleme selle töötaja leidnud, me oleme aru saanud, kust kaudu ta tuleb, mis meile võimalused on, siis me peame ära otsustama, millise lepingu me temaga sõlmime. Et see on nagu üks põhilisemaid küsimusi, mida minu käest ka küsitakse. Nii, ma tahan, et oleks mulle see, ütle, mis on kõige soodsam leping, kus ma pean kõige vähem makse maksma. Olgem ausad, küsitakse koheselt. Sellist asja nagu soodsam leping ei ole tegelikult olemas. Et olenemata töö sisust, tähendab, olenemata pealkirjast, mis seal sinna lepingu peale kirjutatud üldse, sisu loeb. Et sa võid enda silmis sõlmida käsundus- või töövõtulepingu. Aga kui sisuliselt see inimene teeb töölepingu formaadis tööd, siis kui tema läheb tööinspektsiooni, siis see on ikkagi käsitletav nagu tööleping. Et ja siis tuleb tagantjärgi need kohustused ja hüved talle tagada, mis on töölepinguga tagatud ja lähtuda töölepingu seadusest, mitte võlaõiguslikust seadusest. Mis siin on siis erinevust? Et meil on tööleping. Kahte viisi saab olla tööleping tähtajatu või tähtajaline. Ja seda reguleerib töölepingu seadus. Ja siis meil on igasugused huvitavad nimega lepingud, ükskõik kuidas sa neid nimetad. Käsundusleping, töövõtuleping, tööettevõtuleping, igasuguseid kohanud. Need on tegelikult võlaõiguslikust seadusest reguleeritud. Juhatuse leping läheb ka sinna, juhatuse liikme leping läheb ka sinna alla. Ja selle puhul ongi see suur erinevus seal, et mis seadus neid lepingud reguleerib. Töölepingu seaduses on väga täpselt igasugused asjad, nüansid kirjas ja me räägime nendest väga põhjalikult siin. Aga pea meeles, et need ei laiene mitte mingil juhul käsundus, töövõtu või juhatuse liikme lepingute peale.
ja sul ei ole Tööinspektsiooni seisukohast isegi võimalik, kui sa lähed Tööinspektsiooni kaebust tegema, siis üldiselt ikkagi on see töölepinguga seotud. Sellepärast, et sul ei ole muidu isegi kaebust võimalik väga teha, sest et ei ole seadus, mis reguleeriks seda. Et ainult sel juhul Tööinspektsioon tuleb appi, kui sa ütled, et võt, mul tean, et mul lepingu pealkirjaks on töövõtuleping, aga tegelikult nad on seda 3 või 4 korda pikendanud ja sisuliselt see on ikkagi tööleping. Nagu need Rocki korvpallurid läksid kohtusse ja nii edasi, et neid kohtulahendeid on veel ja Tööinspektsiooni neid juhtumeid veel, et kuidas lepingu nimest tulenevalt tegelikult ei tulene see sisu, vaid sisu loeb, sisu on kõige tähtsam. Nii. Ja siis ongi tähtajaline tööleping töölepingu juures, mis võibki kuni 5 aastaks sõlmida, aga see peab olema ajutise iseloomuga, et asendaja lapsehoolduspuhkusel asenduse leping on tähtajaline. Ja mina isegi ei soovita, sulle võib tunduda, et ma teen tähtajalise, see on turvalisem. Ma isegi ei soovita, sellepärast, et kui see lõpeb, siis põhimõtteliselt mingitel tingimustel sa pead lõpuni ikkagi raha talle maksma nii, nagu ta on eeldanud, et lepingu lõpuni tal on. Tema on eeldanud, et see tööleping kehtib tähtaja lõpuni. Nii, et tavaline tööleping on parem variant. Ja siis on eriliik on juhatuse liikme leping. Et seda saab siis sõlmida ainult siis juhatuse liikmega, nagu niimegi ütleb. Töötuskindlustusmakseid sealt ei maksta. Tihti see on nii-öelda maksude poole pealt kõige soodsam variant. Te võidate kõva 0,8, 0,6, 1,4% makse. Ja töötukassas teil ei ole ka töötuskindlustushüvitisele siis õigus. Aga see ei tähenda, et seda ei peaks või ei võiks kasutada. Pigem ta ongi juhatuse liikme kohustuste täitmiseks mõeldud tasu. Mitte nagu sisuliste tööülesannete tegemiseks. Et juhatuse liikmel sul võibki olla 2 lepingut, kas siis juhatuse liikme leping või siis tööleping. Neid ei tohi omavahel sassi ajada. Et sa ei saa esindada ettevõtet, kui sul on ainult tööleping. Ja samas juhatuse liikme lepinguga sa ei saa teha sisulisi tööülesandeid. Et minu puhul, et kui ma töötangi oma ettevõttes töölepinguga raamatupidajana, siis ma teengi raamatupidamisteenust, osutan mingit teenust, mis mu ettevõtte põhitegevus. Et selleks on see tööleping. Aga kui ma läheks esindama oma ettevõtet lihtsalt nagu näiteks pangas, siis mul ei pea olema juhatuse liikme leping. Juhatuse liikme leping võib ka suuline olla ja sa ei pea olema tasustatud. Ma võin esindada oma ettevõtet täiesti tasuta ja mul ei pea selleks leping olema, aga juhul, kui ma soovin, siis ma võin selle määrata ja sellest tasu ka saada. Nii. Vaatame siis täpsemalt tegelikult erinevalt 3 lõikes neid lepinguid. Ongi siis tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping. Et siin on tabel, te saate ka seda, ma arvan, suuremaks teha. Või siis võite ka sinna lingi peale minna, et siis pilvebüroo lingile, et siis te saate sealt ka kohe lugeda seda artiklit pikemalt. Et töölepingu puhul ongi siis tegelikult sul on kõik alluvussuhe teada. Et see on suur erinevus, et tööülesanded, tööaeg, kõik katseaeg kehtib ja nii edasi. Töövõtulepinguga ja käsunduslepinguga sul ei ole paigas seda alluvussuhe. Ja see tähendab ka seda, et sul ei ole nagu otseselt kirjas, kuna sa seda teenust teenust osutad. Et okei, kui sa oled näiteks üritusel tõlkija, siis ürituse aeg on ikkagi nagu kirjas, et see kuulub sinna töökirjelduse juurde. Aga samas, et kuna sa eeltööd või pärast tööd teed, see ei tohi olla lepingus või kuna sa üldse tööd teed. Nii. Järgmine. Töölepingu seadusest tulenevad õigused, miinimumtasu, puhkused, õppepuhkus, haigus, hüvitis. Töötervishoiu teema, kõik ainult töölepingu.
teistel lepinguliikidel need ei laiene. Sul ei ole õigust mitte mingil tingimusel väga luua puhkust, haigushüvitist saada, õppepuhkusele minna. Töötervishoiust seisukohast või ohutuse seisukohast ikka võiks nagu mingid asjad olla, aga sul ei ole kohustust juhendada inimest, kes on töövõtulepingu või käsunduslepinguga. Nii. Järgmiseks siis osapooled, et töölepingul on väga selgelt tööandja ja töötaja. Töövõtulepingul on tellija ja töövõtja ja käsunduslepingul on käsundi andja ja käsundi saaja. Et sellest tegelikult lepingu sees on ka, et kuidas need osapooled on nimetatud lepingu alguses. Lepingul sõlminud tööandja või töötaja või tellija töövõtja või käsundi andja ja käsundi saaja. Nii. Peamised riskid. Kellel on siis peamised riskid meil? Mis te arvate? Töölepingu puhul ikkagi tööandjal, aga teiste lepingute puhul on ikkagi see, kes võtab selle töö või asja vastu. Tema on riskid. Tema peab muretsema ja tagama, et riskid oleks maandatud. Nii, ravikindlustus ehk siis riigi rahvakeeles haigekassa on siis siuke teema, et töölepingu puhul kindlasti on ta tagatud ühe tööandja poolt. Ehk siis selle tööandja poolt, kes kasutab tulumaksuvaba miinimumi, see peab ka tagama talle haigekassa ehk siis sotsiaalmaks peab alammääras olema makstud. Või kui tal on haigekassa juba nii-öelda tulenevalt tema isiksusest ei ole õige. Nagu siuksest grupist ei oska seletada. No ühesõnaga, et kui ta on õpilane koolis, tal on kooli poolt haigekassa tegelikult, sul ei ole vaja seda tagada. Kui ta on vähenenud töövõimega või siis 100% töövõimega, siis 100% on kindlalt riigi poolt juba pensionäridena minu meelest riigi poolt juba. Et kui ta kuulub nendesse gruppidesse, siis sinul ei ole vaja tema haigekassa pealt muretseda. Ja see, kuidas inimene saab kontrollida, kas tal on haigekassa või mitte, on eesti.ee-s on olemas ja milline haigekassa liik ja kuna ta kehtib, kui kaua ta kehtib, on ka seal olemas. Nii, ja alla 3-aastaste lapse vanematel on ka haigekassa enamasti olemas. Kui ta tööle läheb, siis see muutub, ja nii edasi. Aga kui sul on töövõtuleping või siis käsundusleping, siis tegelikult on ainult sel perioodil, kui sul on see leping. Ja kui meil on ühekuine leping, siis põhimõtteliselt ei olegi. Sellepärast, et sa deklareerid selle väljamakse ju 6 aega hiljem. Nii et ainult siis, kui on pikaajaline töövõtuleping, siis tekib haigekassa juhul, kui on alammääral makstud sotsiaalmaksu. Töövõtulepingu puhul on see, et sul ei ole võimalik maksta talle vähem töötasu ja siis maksad lihtsalt sotsiaalmaksu alammäära ja kohe tuleb haigekassa. Et sa ei saa talle vähem maksta, kui tegelikult on üldse see tal töötasu rohkem. Et mõtleks asju, hakkasin midagi muud vaatama. Nii. Töölepingu puhul sa saad talle palga panna näiteks 200 eurot bruto ja selleks, et talle oleks haigekassa, siis sa saad talle maksta 165 eurot sotsiaalmaksu alammäära. Töövõtulepingu, käsunduslepingu puhul see ei toimi, sa pead ikkagi 500 eurot ära maksma ja sellest 33% peaks olema siis alammäära. Need iga aasta muutuvad, et ma ei saa siin nagu anda teile sellist nagu 165-500 on, et iga aasta need muutuvad. Nii. Töövahendid.
tööandja poolt töölepingu puhul ja teiste lepingute puhul isiklikud. See ei tähenda, et tööandja, kui lepingus on sätestatud teisiti, siis võib ka olla käsundi andjad või mis see töövõtulepingu puhul oli siis selle poolt. Et lähetuskulud päevaraha ainult siis töölepingu puhul on päevaraha. Teiste puhul peab olema väga täpselt lepingus kirjas. Kohustus isiklikult tööd teha on ikkagi ainult töölepingu puhul. Kui sa sõlmid ka töövõtulepingu või käsunduslepingu, siis tegelikult temal on õigus edasi delegeerida. Tal ei ole kohustusi ise seda pakkuda. Näiteks, kui sa võtadki majale katuse paigaldaja töövõtulepinguga, siis tal ei ole kohustus ise seda katust paigaldada, ta võtabki endale omakorda töötajad, kes paigaldavad. Kui sa aga võtab palgale töötaja, kes paigaldab sulle katust, siis tema peab selle ära paigaldama. Töö sisu. Töölepingu puhul sa saad tööandjana väga täpselt juhtida, mis see sisu on. Sa saad ettekirjutusi teha, sa saad öelda, mida sa võid anda talle lisaülesandeid, kui lepingus on kirjas, et täita ühekordselt tööandja poolseid korraldusi, mis ei pruugi ametikohaga kaasneda. Selliseid asju. Teiste lepingute puhul tegelikult sa ei saa öelda, kuidas ta teeb oma tööd. Ta peab saavutama, tähtis ei ole see protsess, vaid tähtis on tulemus. Teiste lepingute puhul on tulemus tähtis. See, kuidas see tulemus on saavutatud, sina ei saa nagu öelda talle. Töölepingu puhul sa saad täpselt öelda, et nii, selleks sa peaksid neid asju tegema. Nendele aegadele. Nii, seaduslik alus, millest ma rääkisin. Ja siin on ka näited juures, on ju. Ja tegelikult, mis see annab, on see, et töövõtulepingut ja käsunduslepingut on mõistlik ka võimalik ka juriidiliste isikute ehk siis teiste ettevõtetega sõlmida. Töölepingut sellega ei puutu asjas. Ma loodan, et te saite nagu aru, mis üldse lepingud on. 4 liiki on ju. Ja mis on nende erinevused? Ma ei saa teile öelda täpselt, et see on mõistlik või toob mõistlik, oleneb jälle, mida te tahate, mis teie töötaja teeks. Ja äkki on hoopis mõistlik teenust sisse osta ja nii edasi, mida ma eelnevalt rääkisin. Et see on teie enda nagu siuke juhtimisotsus, mida te teete. Nii. Aga nüüd me lähmegi edasi. Ma jagan ka kohe seda ekraani teile. Miks ma panin siia lingi ja ma ei kopeerinud neid asju ära? On sellepärast, et tegelikult võib-olla te kohe ei võtagi nagu töötajad palgale. Ja reaalselt hakkate kunagi hiljem vaatama neid materjale, on ju. Siis ma tahaks, et teil oleks oskus mitte lugeda minu asju, vaid oskus lugeda neid asju, mis sellel ajahetkel kehtivad ja on adekvaatsed. Ja sellepärast ma paningi Tööinspektsiooni kodulehe. Nad annavad iga natukese aja tagant välja brošüüre, mis on väga põhjalikud. Ja ma tahan, et teile jääks see oskus otsida Tööinspektsiooni kodulehelt, tööelu kodulehelt, Maksu- ja Tolliameti kodulehelt seda informatsiooni, mitte nii väga kuulata minu juttu, sest et okei, praegu nad võivad kehtida, aga aastate pärast nad ei pruugi sellisel kujul kehtida, kui kindlasti ei kehti. Ma olen täiesti meenunud selles, et nad ei kehti. Et sellepärast me hakkamegi, ja mul ei ole mõtet ka ümber kirjutada väga hästi brošüüris esitatud infot. Me hakkame järjest siin võtma
et töövestlusest natukene rääkisime, taustakontrollist tuleks teha, erinevatest lepinguliikidest me juba rääkisime. Mis on tegelikult vaatame, liigume siin. Töölepingu sisu, mis peab olema kindlalt. Minu käest on ka väga palju küsitud seda, et mis seal töölepingus kirjas peab olema või üldse lepingus. Soovitan alati võtta Google'ist. EAS-il on tegelikult blanketid ilusti olemas iga lepingu mingite põnevate lepingute puhul, et sealt võite vabalt leida. Aga seadus kohustab ainult siis, et töölepingus ongi siis tööülesanne kirjeldatud, makstav tasu brutona, tööaeg ja töö tegemise koht. Et tänapäeval on ta, mõned lihtsalt märgivad kas Tartu või siis Eesti on ju, et töötajate registris pärast räägime jälle sellest, ikkagi räägime pärast veel sellest, siis sealt tuleb täpsemalt kirjeldada, kui mõnes mõttes töölepingus on. Nii. Töölepingu puhul on automaatselt on 4-kuine katseaeg, isegi see, kui ei ole ta kirjas seal, ikkagi on 4 kuud katseaega. Juhul, kui sa tahad lühemat katseaega, siis see tuleb lepingus kirja panna. Tähtajalise lepingu puhul peadki põhjuse ära kirjutama, miks see on siis tähtajaline. Konkurentsipiirangu kohaldamine, kas seesama töötaja ei tohi samal ajal konkurendi juures töötada ja siis peab juures olema kindlasti ka tasu selle eest. Et sa ei saa eeldada, et ja ärisaladuse hoidmine täpselt samamoodi, et sa ei saa eeldada, et inimene seda tasuta teeb. Nii. Ja kui on ka siis selline nagu kokkulepe nagu summeeritud tööaeg, et see tuleks ka sinna kirja panna. Nii. Katseaeg ongi siis selleks mõeldud, et hinnata, kas töötaja teadmised kõik sobib, klapib ja katseaeg ei ole selleks, et ainult, et sina saaksid hinnata teda, vaid tema saab ka hinnata sinu sobivust tööandjana. Et tihti me eeldame, et ma vaatan, et kas ta üldse saab hakkama ja nii edasi. Tema vaatab täpselt samamoodi, kas sina saad üldse tööandjana hakkama. Et alati tehke vestlus peale katseaja läbimist või selle nagu läbimise läheduses kuskil ja uurige, et kas tema on ka nõus jätkama seda töölepingut. Et ja katseajal on nagu natukene lihtsam inimest lahti lasta. Ehk siis, kui teil on mingeid abasid ja temaga vestluse tulemusena need küsimärgid teie jaoks ei lahene, siis soovitangi lõpetada nagu mõnes mõttes katseajal see leping ära, kui need abad on väga suured. Sest hiljem on keerulisem seda töölepingut nagu tööandjal lõpetada. Et vaatame ka siis natukene tööülesannete kirjeldus. Et töölepingu juurde on tegelikult lisana alati mõistlik panna ka ametijuhend ja seal on ka isikuomadused ja tööprotsessid kirjeldatud ja nii edasi. Miks on nutikas tööülesannete kirjeldamise peale nagu panustada sinna aega? See on teie enda kaitseks. Sellepärast, et kui sul juhtub selline olukord, et sa näed, et ta ei saa hakkama, siis sul peab olema nagu ära põhjendatud, mis osaga see töötaja hakkama ei saa. Ja kui see ei ole ametijuhendis kirjas, et see on nagu üks osa või siis isikuomadused või eeldused, siis sul ei ole ka väga alust, millele baseeruda, et see hakkab sinu kahjuks töötama. Et mina nagu soovitan väga täpselt ametijuhendis kirja panna, mis sa ootad ja see tähendab ka seda, et sa iseenda jaoks mõtled need asjad ju väga põhjalikult läbi ja see võimaldab ka töötajal mõista paremini, mida sina ootad temalt kui töötajalt. Nii, töö eest makstav tasu ongi siis numbriliselt ja bruto.
ja juurde panedki, kas see on kuutasu, tunnitasu või tükitasu, on ju. Ja kuidas seda makstakse? Sularahas võib maksta. Et see on ka üks küsimus, mida küsitakse, et sularahas võib palka maksta, see on lubatud täiesti. Ja palgapäev, kas see on siis kuu viimasel päeval või järgmisel kuul konkreetne kuupäev juures. Seal peab olema kuupäev, sest jälle, see on sinu enda kaitseks, et see võib käsitleda lepingu rikkumisena, kui sa ei maksa kuupäevaks ära töötasu ja töötaja võib siis kaevata selle peale, kui usaldusväärsuse kaotamine ja ei suuda lepingut täita. Nii. Netosumma on siis see, mis läheb nagu reaalselt pangakontole. Mis põhiliselt tehakse, on see, et pannakse netotasu töölepingusse sisse. See ei ole adekvaatne ja seda ei saagi panna, sellepärast et netotasu on muutuv. Sõltub väga palju tulumaksuseadusest, tulumaksuvabast, kui palju seda kasutada. Ja need maksud põhimõtteliselt peaks nagu maksma, need lähevad teises arvestuses kui tööandja maksud ehk siis sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustus. Et kui sa paned netotasu, siis sa teed endale kahju, sellepärast et sa määratled ära mingi summa, mille vastutus on tegelikult töötajal. Et see igakuiselt võib muutuda tulenevalt seaduse muutustest. Ja on olemas ka loomulikult eraldi töötasumäärad erijuhtudel, ehk siis öötöö eest on 1,25-kordset või siis vaba aeg. Ületonni eest tuleb maksta 1,5-kordselt või vaba ajaga, riigipüha 2-kordselt või vaba ajaga ja isegi siis, kui sul ei ole talle tööd pakkuda, siis ikkagi sa pead talle nagu töötasu maksma või siis ta teeb palgata puhkuse avalduse ja siis sa pead ikkagi maksma sotsiaalmaksu 165 €, sama pealt, kui ta näiteks kuu aega on palgata puhkusel, et sellest sa ei pääse, sellepärast haigekassa ja see peab olema tal tagatud. Ja lisaks siis koolituste osalemised üldse mingid tööülesanded, et need ongi ka täpselt samamoodi töötasuga tasustatavad. Millist tasuliiki kasutada, kas kuutasu või tunnitasu või tükitasu? Sõltub sinust ja sellest töö iseloomust. Et üldiselt mina olen tunnitasu kasutanud just selle poole pealt, kui on summeeritud tööaeg. Summeeritud tööaeg on see, et näiteks kiirabitöötajatel ja sellistel graafikujärgsetel teenindajatel ka on mingi periood, maksimaalselt 4 kuud, et sul ei ole kohustust talle iga nädal, kui ta on poole kohaga tööl 4 tundi nädalas pakkuda. Sul on kohustus 4 kuu jooksul pakkuda talle mitu töötundi, sest 4 korda 4 nädalat on ja 4 kuud, 64 tundi ja korda 320 tundi, on ju. Kui ta peab 4 tundi päevas töötama, poole kohaga oleks tööl, nii 4 tundi päevas, 5 päeva, arutame 4 tundi päevas, 5 päeva nädalas, 4 nädalat on kuus, 4 kuul, 320 tundi. Sa pead 4 kuu jooksul 320 tundi talle pakkuma. Et ja isegi ei oma tähtsust, kas sa pakud niimoodi, et 4 kuu jooksul iga kuu 80 või siis ühel kuul on 40, siis on 36, siis on ka. Et see aitab natukene hajutada seda, et kui sul tema töö iseloom on sessioon ja sihuke kõikuv ja seal on nagu mingid sündmused, mis nagu kohustavad tal rohkem tööd tegema, kui tavatundide arv tegelikult inimesel on, siis see summaarne tööaja arvestus on üks lahendus.
et ma soovitan seda nagu julgelt kasutada, et see ei ole nii keeruline, kui see tundub. Noorsootöös me kasutasime seda. Ja see on väga paindlik vorm ka teha tööd. Et see on nagu niisugune mõnusam viis. Nii, töö tegemise koht. Seda sa tegelikult pead panema töötajate registrisse päris täpselt kirja. Nii, varalise vastutuse kokkuleppe, et on ka töölepingus kindlalt vaja kirjeldada, et kas need ruumid, kus ta viibib, teeb tööd, milline on tema varaline vastutus. Kas ta peab nagu vastutama selle eest, kui miskit kaotsi läheb, kas ta maksab oma taskust kinni ja nii edasi. Et tihti tegelikult seda lepingusse ei panda ja pärast nõutakse töötajalt kätte see, aga sellel ei ole nagu alust. Ja konkurentsipiirang, ja koolituskulude hüvitamine. Et see tuleb mängu siin, kui näiteks ta läheb mingile väga kallile koolitusele, mis ei tule kasuks ainult sellel nagu ametikohal, vaid üleüldiselt, siis sa teed sellise piirangu, et ta peab 2 aastat sinu juures töötama. Kui ta läheb varem ära, siis ta peab proportsionaalselt selle koolituskulu sulle hüvitama. Et see kaitseb sind ka, et need koolituse tasu oleks siis efektiivselt selle töötaja näol siis nagu rakendatud või kasutatud sinu ettevõttes, mitte kuskil mujal. Et see tähendab siin mõistes seda. Ja töölähetus. Töölähetus on siis riigisisene või välis, aga lepingusse võidki nagu panna kirja, et kas tal on vaja nagu töölähetustega. Et üldiselt näiteks alla 3-aastastelt lapsevanemat ja puudega lapsevanemat ja alaealiselt ja tema esindajalt peab olema tegelikult nõusolek, kui sa tahad teda lähetusse saata, et sa ei saa ise saata. Teiste puhul sa saad ise saata, aga see võiks ka lepingus natukene nagu kirjas olla. Et riigisiselt, et sealt ei ole päevaraha, aga välislähetuste puhul on päevaraha täiesti olemas, see ei ole maksustatav ühegi maksuga. Kui sa teed selle piirmäära ulatuses, ehk siis see ei ole töötasu. See päevaraha on selle eest, et saab nagu lähetusel töötasu ikka, ta täidab töökohustusi, ka päevaraha katab ära selle nagu toidukulud seal koha peal ja muud kulud, mis tal on vajalik, hügieenivahendid ja nii edasi, et ta viibib seal välislähetuses selle ajal. Maksimaalne on siis 50 € esimese 15 päeva jooksul ja siis miinimum on 22,37, mida tuleb maksta. Juhul, kui on toitlustus tagatud sealt poolt, siis sa saad 70% seda vähendada. Et kui ta läheb näiteks mõnele koolitusele, kus on juba koolituse hinna sees on lõunasöök või õhtusöök ja õhtusöök, siis sa saad talle vähem seda lähetusraha, päevaraha maksta. Et see on üks võimalus, ja mis see laieneb ka, sul ei pea olema tööleping, et saada töölähetust selle poole pealt, et juhatuse liikmed saavad ka lähetada ennast. Et mida ma soovitan, et kui sul on töövõtuleping, käsundusleping, siis see peab lepingus kirjas olema, aga kui sa oled juhatuse liige, siis sa võid minna välislähetusele ja maksta endale näiteks 50 € esimesel 15 päeval päevaraha ja see on nagu maksuvaba, ehk siis kõige nii-öelda soodsam viis. Kui inimesed tahavad soodsat viisi, siis see on üks soodne viis. Nii, ja siin on väga täpselt ka kirjeldatud ära, et kuna algab välislähetuse päevaraha arvestus ja kuna mitte. Ja lisaks välislähetuse päevarahale on inimesel, tööandja hüvitab ka transpordi, tööandja hüvitab ka majutuse. Toitu ainukesena ei saa. Juhul, kui see toit ei kuulu nii-öelda majutuspaketi lahutamatuks osaks, et enamasti majutusasutused pakuvad koos
Hommikusöögiga, siis see hommikusöök tahes-tahtmata selle on juures. Nii, töö ja puhkeaja teema, et 40 tundi on maksimum, siis 8 tundi päevas, 2 päeva järjest peab olema puhkeaega. Ja ületunnid ma kirjeldasin juba ära. Tegelikult lisaks sellele on sul ka kohustus pakkuda talle igapäevaselt puhkeaega, et 6 tunni jooksul vist oli 10 minutit, on ju. Ja siin on natukene keerulisemalt räägitud just selle iganädalase puhul ongi see ka 48 tundi ehk siis 2 puhkepäeva peab igal juhul 7-päevase perioodi jooksul olema inimesel vaba. 48 tundi peab vaba olema. Välja arvatud summeeritud tööaeg, siis on natukene teised. Tööpäeva siseselt 30 minutit peab olema tal vaheaeg 6 tunni jooksul. See ei tähenda seda, et kui ta 8 tundi teeb tööpäevad, siis sa vaatad, et 6 tunni jooksul on 30 minutit, et okei, et noh, mis me loogika võtame sealt, et 2 tundi juurde on ju 5 minutit, 10 minutit otsa. See päris nii ei käi, et 8 tunnise tööpäeva puhul on ikkagi see 30 minutit tal seda vaheaega lubatud või kohustus sul pakkuda talle. Ja ta ongi siis, enamasti kasutatakse seda lõunapausiks ja siin on ka see vahe sees, et kui ta inestab töökohal, siis see läheb tööaja sisse. Kui tal on võimalus lahkuda töökohalt, aga ta enestab töökohal, siis ei lähe. Kui tal on võimalus lahkuda, tema töö iseloom võimaldab lahkuda ja pidada tal lõunapausi, siis ei lähe tööaja sisse. See on oluline nüanss. Nii. Mis siis veel siit olulist? Puhkused. Teeme puhkuse korda. Puhkuste teema ongi see ka, et põhipuhkus on tavaliselt 28 päeva, 35 on siis haridustöötajate puhkus. Kui ei ole lepingus teisiti sätestatud, et miinimum on 28, sa võid hüvena luua võimaluse ka rohkem puhata. Et see on täiesti okei. Et 35 ongi hoopis osalisel tööajal, aga ka alaealisel ja 35 on siuke ka võimalus. 56 on haridustöötaja, enne läks sassi ja 56 alla lähevad ka huvikoolides töötavad õpetajad, kellel on õppekava ees. Ehk siis EHIS on registreeritud, et see on oluline nüanss näiteks, kui sa hakkad huvihariduses tegutsema. Nii, aga see ei tähenda, et sa ei võiks lepingusse kirjutada rohkem puhkust sisse. Alati võid. Miinimum on 28. Ja puhkuse ajakava peab siis olema nagu esimesel kvartalil määratletud ja osadel tuleb anda nagu valida seda, et põhimõtteliselt lapsehooldus puhkusel naisel, mehel ka täpselt samamoodi vanemal, kes kasvatab kuni 7-aastast last ja koolivaheajal ja koolikohustusliku alaealise koolivaheajal. Et need on need nüansid, millele sa pead tähelepanu pöörama. Muidu tegelikult võib tööandja ise öelda, kuna ta puhkust võimaldab. Aga kui sa tahad jälle oma töötajatega pakkuda neile mingit muud väärtust, siis sa nendega koos arutad läbi, mis on need perioodid, mil nemad eelistaksid puhata, mis on need, mis tulevad sinu ettevõtte iseloomust, on see võimalik, kuna sul puhata on. Et kui sul on
aia- või põllutöödega tegelev ettevõte, siis ilmselgelt suvi ei ole see võimalus, mida su ettevõtte iseloom võimaldab inimesel puhata, et siis tuleb leida töötajaga see kokkulepe ja mõistmine, et talvel ta saab puhata või siis vahetult enne või pärast seda hooajatöid. Et ta ei saa eeldada, et näiteks maasikakasvatuses, et ta läheb jaanipäevast alates puhkusele, kui alates jaanipäevast 4 nädalat on hullumaja maasikakasvatuses. Et need asjad on nagu need, mida sa peaksid tööandjana läbi mõtlema enda jaoks. Töötaja saab tegelikult õiguse puhata alles peale 6 kuud, kui ta on tööl. Ja tegelikult inimene võib kasutada ka puhkust aasta jooksul nagu ette. Kui ta on selle ära kasutanud ja ta läheb enne aasta lõppu ikkagi ära, siis ta peab need ette kasutatud puhkusepäevad nagu põhimõtteliselt tagasi kompenseerima ja need maha arvestatakse tema tasust. Kui ta on vähem puhanud sel hetkel, kui ta ära läheb, siis need kompenseeritakse talle rahas. Ja puhkus aegub. Tihti see on ka üks põhilisemaid küsimusi, et kui puhkus aegub sisuliselt 2 aasta pärast. Ja. Et kui mul on see aasta 28 päeva ette nähtud ja järgmine aasta 28, siis ma järgmine aasta puhkan 28 päeva, siis need lähevad tegelikult ja see aasta ma ei puhka üldse. Need lähevad eelmise aasta puhkusest maha, mitte sellest, mis mul käes on. Et need kogu aeg puhkuse kasutamine läheb kuidagi vanemast puhkuse ajast maha. Et mitte, et ma valin, et mul on see aasta 28, järgmine aasta 28, järgmine aasta lähen alles puhkusele, võtan järgmise aasta 28, nii ei saa. Et nii on mõistlik tööandja ei saa nii teha, õigemini ütleme niipidi. Et ta ikkagi kasutab need vanad puhkusepäevad ära. Puhkuserahasid ei saa rahas kätte, sa pead puhkama. Sa saad rahas ainult siis, kui sa lõpetad lepingu. Et muidu sa pead puhkama, reaalselt vaba aega endale võimaldama, see on su enda kaitseks töötajana. Või siis nad aeguvad. 2 varianti, et sul on mõistlikum puhata. Siis siin on aegumisest veel rohkem räägitud. Õppepuhkus ongi siis tasemeõppes, et sul on võimalik siis olla õppepuhkusel 30 kalendripäeva ja 10 päeva tuleb lisaks siis lõputöö, 15 kalendripäeva lõputöö kirjutamiseks. 30-20 tuleb tööandjal kompenseerida keskmise töötasu ulatuses. 10 päeva peaks olema siis, kohe ma loen üle siin. Nii. Kümme päeva ei ole siis kohustust, ta on tasuta nii-öelda. Üldiselt õppepuhkusest väga keelduda ei saa, et pigem on see, et kui et seal ettevõttel ärimudel ja on selline iseloom on selline, et ta ikkagi nagu ei saa sel ajal nagu töölt eemal olla, siis põhimõtteliselt on võimalik nagu seda keelduda. Aga väga hädavajadusel nii-öelda. Lisaks õppepuhkusele ja põhipuhkusele on siis ka eripuhkused. Ma arvan, et mis on nagu inimesed ei tea, okei, lapsepuhkust nad üldiselt teavad, aga puudega lapsepuhkus on selline põnev asi, et sul on võimalik iga kuus 1 tööpäev saada vabaks. See töötasu, tähendab see puhkuse tasu riigi poolt kompenseeritakse tööandjale, et seda ei pea maksma tööandja, ta maksab ära, aga ta küsib Sotsiaalkindlustusametist selle raha pärast tagasi. Ja
näiteks iga kuu siis 1 päev ja 12 päeva tuleb siis aastas, on ju. Tööandjaga kokkuleppel on neid võimalik liita kokku, aga need aeguvad iga aasta. Ehk siis sa ei saa neid koguda niimoodi kokku. Ja ise olen nagu kasutanud ja mu mees on ka kasutanud, kuna meil kasvab üks puudega laps kodus. Et see on nagu üks võimalus tõesti, mida saaks kasutada. Peaks ka kasutama nüüd juba. Et kui ma olen ise enda tööandja ja sul on puudega laps, siis tegelikult oleks mõistlik neid vahepeal kasutada, sest riik maksab sulle need tasud tagasi. Tasustamata lapsepuhkus saad ka. Ja isapuhkus on jälle see, mis tegelikult riik kompenseerib. Et kui sun perre on sündimas väike beebi, siis seal sündimise hetke läheduses 10 tööpäeva enne või pärast või isa saab ise valida, kuna ta saab olla puhkusel ja riik maksab selle kinni. Ja siis on rasedus- ja sünnituspuhkus loomulikult naistel, et kui sa oled ise rase, siis 70 päeva enne ja 70 päeva pärast oled sa siis rasedus- ja sünnituspuhkusel ja pärast seda siis sa lähed lapse hoolduspuhkusele alles. Et seal on tööandjal ongi, raamatupidajal on oluline neid nüansse teada. Raamatupidaja peaks sind teavitama, kui sa ostad selle teenuse sisse, et kuidas süsteem käib. Et kuna on rasedus- ja sünnituspuhkus, on enamasti haiguslehega samas keskkonnas jälgitav ja lapsehoolduspuhkus ongi siis avalduse põhjal lapse 3-aastaseks saamisel. Nii. Siis puhkusetasu ja maksmise aeg tihti soovitangi mitte eeldada, et töötaja tahab enne esimest puhkusepäeva töötasu. Väga paljud tahavad tegelikult hoopis puhkusetasu hiljem või siis puhkuse keskel. Aga sina tööandjana ei saa seda otsustada, vaid töötaja ise peab sulle avaldusega märku andma, kuna ta soovib töötasu. Muidu vaikimisi on kohe enne esimest tööpäeva, seda puhkusepäeva, aga kui ta paneb avaldusse mingi muu kuupäeva, siis sa saad ka hiljem maksta. Nii. Töölepingu lõpetamine on see põhiline teema. Kokkuleppel iga kell. Aga kui ei õnnestu kokkulepet, siis surm ka variant ei ole ja tähtaja möödumisel ka variant ei ole, siis tuleb üles ütelda ikkagi. Et töötajal muideks on palju lihtsam üles ütelda kui tööandja. Rahalises mõttes ja nii edasi. Igal juhul, kui on töötaja või tööandja poolne ülesütlemine, ta peab väga põhjalikult põhjendama. Et kokkuleppel on lihtsalt piisabki, et avaldusest töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel, mõlema allkirjad kõik. Aga nii kui töötaja või tööandja, siis ta ikkagi peab väga põhjalikult põhjendama, miks ta ütleb selle üles. Ja tööandjal on tööstaažist tulenevalt ka etteteatamise ajad, 15 kalendripäeva, 30, 60 ja 90. Tahtsin kuskil vaadatagi, et minu arvates, kui töötaja siiski otsustab, et ta ütleb lühemalt ette või siis ta ütlebki ette inimesele 30 päeva, kui inimene ütleb, et sorry, et ma ei viitsisin 30 päeva passida, et ma lähen varem ära, siis tegelikult töötaja palgast peetakse kinni see varem äraminek. Ehk siis on oluline, et teil oleks nagu ette teatamise ajad paigas reaalse olukorraga. Et see päris nii ei ole, et kui sina tööandjana ütled, et nii, sul on 30 päeva aega, et otsid endale uus töö ja töötaja ütleb selle peale, fine on ja, aga ma olen 5 päeva pärast siin läinud, siis tegelikult ta ei saa seda teha. Ta peab rahaliselt siis maksma sulle hüvitist selle eest.
sina täpselt samamoodi oled valmis hoidma teda 30 päeva, et leida endale uus töötaja. Et see on huvitav nüanss lihtsalt. Ja lõpparve siis tähendabki enamasti seda, et kõik need jooksva kuu tasud pluss siis puhkuse kompensatsioon, mis on tal vaja nagu maksta. Ja juhul, kui ta on ette kasutanud seda puhkust, siis tuleb lõpparves teha tasaarveldus ja väga harvadel juhtudel peab hoopis töötaja sulle maksma, et kui tal ei ole nii suur tasu. Töövaidluse puhul, et Tööinspektsiooni poole saab pöörduda. Üldse, kui me räägime töötajatest ja töölepingutest, siis minu lemmik infotelefoni number on Tööinspektsiooni juristi number. Tööinspektsiooni kodulehelt leiad selle üles, talle saab kirjutada ka. Aga pange tähele seda nüanssi, millega ma alustasin tänast loengut. Et töölepinguseadus ja Tööinspektsioon puutub ainult töölepingutesse, mitte võlaõiguslikesse lepingutesse. Ehk siis, kui sa vaatad oma lepingut, kas töötajana või siis tööandjana, vaata, mis seal peal on kirjas ja ära kasuta seda nagu töölepingu seadusest tulenevaid asju, sa ei saa rakendada käsunduslepingu või töövõtulepingu puhul. Et jäta see nüanss meelde, sellest tihti inimesed unustavad ära selle. Nii, aga lihtsalt teile ka, miks ma nagu nendelt asjadelt ülevaatlikult liigun edasi, siis tegelikult ongi see, et need seadused pidevalt muutuvad. Ja nii on, et teie ülesanne on lihtsalt tööandjana olla kursis, mis toimub. Ja ma loodan tõesti, et te leiate sellise toreda raamatupidaja, kas või mina loomulikult. Ma olen valmis alati uusi kliente võtma. Kes hoiab teid kursis. Et minu puhul minu suureks plussiks ongi noorsootöös, ma nägin kaadrivoolavus oli väga suur, noorsootöös on väga suur, seepärast et enamus on tudengeid, kes tulevad mingiks eluetapiks sinna noorsootöösse, et siis ja miks ma vahepeal juristile väga tihti helistasin, oligi just see, et meil oli nii palju erisusi ja nii palju erinevaid inimesi töötas ja nii palju nüansse, et ma sain päris nagu profiks. Julgen öelda töölepingu seaduses ja nendest nüanssides, et kuidas ja mismoodi käib ja summeeritud tööaja arvestuses täpselt samamoodi. Ja järgmine plokk ma juba räägin tööohutusest ja töötervishoiust, millest ma sain ka seal väga palju nagu nii-öelda elukogemust juurde, et see kasvatas mind tohutult. Nii et raamatupidaja on tegelikult teie suurim abiline just selle lepingute teemal, et julgustan alati ka internetist otsima loomulikult. Töötajate registreerimisest ma lubasin rääkida. Seal on teil ka link juures. Teen teile eraldi seal, vist on järgmises plokis infokanalid, kuidas te saate üldse e-maksuametisse endale kasutaja. Näitan samm-sammult selle läbi. Ja seal on ka kohustus, enne kui see töötajaga sõlmitud, samal ajal kui te sõlmite lepingut, teil on kohustus ka registreerida ta e-maksuametis ära. Ja sellepärast just, et maksuametil oleks info olemas, kes teie juures töötab ja kuna ta töötab ja kus ta töötab, kellena ta töötab. Et on uued nüansid. Et sinna töötajate registrisse sa panedki lepingu liigi, sa paned lepingu alguskuupäeva, kui sul on lõpukuupäev selle ka ja lõpetamise põhjused, võlaõiguslik seadus, tähtaja möödudes näiteks, siis sa paned sinna kirja selle ametikoha nimetuse, valid sealt valikutest, ega sa ise ei saa seda kirjutada, sealt valikust valid lähedaseima ja töökoha. Kui ei ole töökohta, siis see või on mitu, et ta on kodukontoris ja nii edasi, siis sa valid selle koha, kus ta kõige rohkem viibib. Või siis ettevõtte juriidilise aadressi, kus on ka võimalik tal olla. Et eesmärk ei ole see, et nüüd, kui sa paned töötajate registrisse selle ära ja siis ütled,
et eeldad, et töötaja ei tohi nüüd kuskile minna, et vastupidi, et lihtsalt, et Maksuametil oleks olemas see ülevaade, kus inimene kõige rohkem oma tööajast viibib. Ta ei pea seal kogu aeg istuma. Ja miks on vaja ametikoht panna, ongi selle jaoks, et tekiks siuke nagu statistika, reaalne statistika, milline on keskmine töötasu selles ametikohal. Et see muutub ka aluseks Maksuameti jaoks kohtus. Et kui keegi tuleb väitma, et raamatupidaja töötasu on keskmine 400 eurot täiskohal, ehk siis näiteks miinimum on ju alammäär, siis see ei pea paika, sellepärast et statistika näitab teistsugust asja. Et siis tal on alus ka väita, et makstakse mustalt või siis juhatuse liige maksab dividendina oma töötasu välja. Et seal on omaette nüansid. Ja loomulikult on sul vaja töötaja isikukoodi ka selleks kõigeks, et üldse alustada seda protsessi. Nii. Mis te võiksite veel lepingutest ja töötajatega teada? Üldiselt need plokid, ma arvan, on siis teil teemakohalised tõesti, kui te hakkate töötajaid palkama ja mõtlema selle peale, siis kuulake need uuesti üle. Vaadake kõigepealt, mis toimub. Kas on üldse seadusandlus sama ja lepingud üldiselt ei muutu, nende nüansid on ikka samad, et võib-olla puhkuste osa või midagi sellist muutub, et vaata rahulikult ja ära karda töötajaid võtta, et lihtsalt kaardista enda jaoks see vajadus ära, millisel kujul ja kuidas sa soovid seda töötajat ja ära karda võtta seda nii-öelda riskigrupi kuuluvad töötajad nagu alaealine või siis vähenenud töövõimega töötajad, et need on väga alakasutatud ressurss tänapäeva tööturul, et mina soovitan neid kasutada. Nii, aga edasi me lähme juba tööohutuse ja töötervishoiu teemaga. Üks selliseid lemmikuid, aga olen oma kogemuse Tööinspektsiooni inspektoriga läbi teinud, nii et on ka reaalselt näiteid olemas, et milline dokumentatsioon neile sobib ja mis neid see võiks vaadata ja jälgida, milline dokumentatsioon sul üldse võiks olla mikroettevõttes ka. Nii et tšau ja näeme juba järgmises plokis.